Can't stop the feeling, can't stop, piu. Martti! Tahaks tervitada oma eelvanemaid Maimut Valgamaalt. Tule ikka meile kohvi jooma teinekord. Hai! Unboxing tuleb teile otse siit poest, sest et Liina saab nüüd oma iPhone'iga, nii excited. Ütleme niimoodi, et tahaks isegi seda uut telefoni saada, seal on ju nii palju neid kaameraid. Aga see on meil mõlemal multijõus, sest me reisime oleme 24 inimest koos seega. Näe, ongi 3 kaamerat täitsa olemas. Tervist! Tere! Ma pean case'i ka valima endale. Ja sul on uut case'i ka vaja nüüd. Ja. Oli õige? Jah, peaks olema küll. Äplemood on siis siin. Esimest korda on läbipaistev plastik ka, nagu XR-il oli. Liina mõtleb nüüd natukene aega, siis me lõpetame siin selle asjaga ära. Liina valib oma uuendused välja ja siis mina olen täiega kade tema peale. Mis klaas sul enne olnud on? Mul ei ole kordagi klaasi olnud. Okei. Kas siis on selline, mis katab sul ainult selle ekraani ära, eks ole. Sellest on ka õhemat varianti olemas ja on ka selline, mis ta katab siis kõik esipaneeli ära, eks ole. Ja mul tegelikult on suht ükskõik, vist praegu olen nii mesmerast, nii et ma arvan, et paneme millegi peale lihtsalt. Panen midagi peale. Tingliine ja Martti Simbo. Mis me unustasime teha? Me unustasime teha sellise toreda throwbacki siis Nike'i üritusele või sellisele hängile ja me unustasime teha tagasiviske siis toredale Soomes käigule. Nii et lähme nüüd tagasi, viskame taksi. Oleme täna kogunenud siis vahvate Nike'i inimestega. Hello! Hi! Hey. Nimelt novembri alguses avatakse Baltikumi kõige suurem Nike pood Ülemistes ja selle jaoks me teeme siin midagi huvitavat ja põnevat. Ma ei hakka rohkem edasi midagi rääkima, nii et ma arvates, kui aeg jõuab lähemale, siis me täpsemalt räägime, mis toimub. Aga nüüd me oleme kõik siin joonistamistuhinas ja vaatame, mis me siit täpsemalt teeme, nii et väga huvitav. Very interesting. Esiteks, palju õnne sünnipäevaks. Aitäh. Liina seda ei kinkinud, aga vaata, Martti pluss Liina kanalil on kombeks selline vahva asi nagu Unboxing with Liina. Kujutad ette ka, mis siin sees võib olla sulle? Tossud. Most likely tossud, aga ma ei tea, mis tossud. Me saame panna info nupule. Mis on mis te arvate, mis siin sees on? Aga kust siis inimesed leiavad, mis siin päriselt sees on? Kas sa jagad ka kusagil seda? Arvatavasti, kes jälgivad mind siis Instagramis on stories üleval, mis ma sain. Kui mulle kink meeldib, nii et... Kui meeldib. Et siis me teame, et kui te ei näe tema Instas infot, siis kink ei meeldinud. Kõik minge küsige Instagramis, kus kink meeldis ja mis ta sai. Hommikust. Hommik väga varajane, kell on 6:34. Me läksime eile kell 7 magama. Väga tore oli kell 7 õhtul magama minna. Igatahes me jäime päris varakult magama, sellepärast et mina lähen kohe-kohe laeva peale. Tänane, ütleme nii, vlogi osa tuleb suuresti siis edaspidi menuga. Martti teeb natuke midagi enda kanalile. Seega ma võtan teid endaga Soome kaasa. Ma ei ole kunagi üksinda Soomes käinud. Ma lähen stuudiosse. Ma ei ütle veel midagi tegema. Nii põnev. Ma lõpetan enda meigi kenasti laeva peale. Uues on kott pime veel. Winter is coming, nüüd sa tead. Winter is coming! Väga huvitav, et me nagu nii pikalt magasime, sest et ma ei ole praegu selle hetkel üldse väsinud. Nii et see on super. I will miss you. Mintu. Martti ei saa muga kaasa tulla Soome. Kui te mõtlete nüüd, et miks Martti ei tule kaasa? Sellepärast, et ta läheb Tartusse vestlema YouTuberlusest. Ei, Sotsiaalmeediast. Sellepärast Martti kaasa ei tule ja sellepärast mina olen tagasi meie vahva kaamera peal. Mina hakkan minema nüüd. Bye! Võtud laeva. Ma reaalselt olen unustanud, kui hirmus on avalikult vlogida. Äkki not. Mul nüüd alles juba kohale, kui stressirohke tänane päev tuleb. Ma pean päriselt vlogima inimeste ees. Nagu stuudios on okei, aga nagu laevas, kus on eestlased. Scares me. Ma leidsin endal mõnusa koha, kus istuda. Nüüd ma ootan. Okei. That's scary. Bye. Lõpuks ometi. Uus on päris kehva ilm, kusagil reaalselt 5 kraadi öeldi, nii et ma siin peitun enda suure kapuutsi alla. Ma nüüd lähen võtan endale juua ja siis ma juba telin endale auto takso järgi ja lähen stuudiosse. Kell on 9:30. Yay! Wee! That was a lot of vocals. Now I remember how many actually we did. Is it better if I sing or like more punctured? I like both. Maybe we can try only record the first verse again. Yeah. I like the end part. I'm not sure about the...
still kind of feels that maybe I can do that one better. It's just the one part bothers me so much. Lõpetasin. Kas te saate aru? Ma veel mõtlesin, et kas ma tulen tagasi viimase laevaga, et tihtipeale me oleme olnud pikad õhtud välja. Okei, kell on 12:43 ja ma jalutasin stuudiost välja ja ma jõudsin siia mingi 11. Reaalselt nii ruttu. Ma olen nii üllatunud, lihtsalt ma tulin 1,5 tunniks põhimõtteliselt Soome. Okei, tulemus väga hea, ma olen äärmiselt excited. Lugu on nüüd järgmine. Mul ei ole hetkel mitte midagi teha. Ma mõtlesin kõik oma võimalused läbi. Ma käisin McDonaldsis vahepeal McVeganit söömas, sest see on alati see üks nagu asi, mida ma teen, kui ma siia satun. Mul reaalselt ei ole mitte essugi teha siin. Lähen istun maha Starbucksi, võib-olla uuring, kas ma saan varasema laevaga tagasi tulla, sest et reaalselt mul ei ole mitte midagi teha siin. Ja nagu me läheme just Londonisse ja Amsterdami ja Manchesteri, seega mul ei ole nagu mõtet hullult shopata ka midagi. Ma ei tea, ma lähen võtan kohvi ja vaatan, mis elu toob. Tervist, selline küsimus ja ma tahtsin uurida, kas mul oleks võimalik tõsta varasemaks seda Helsingi-Tallinn reisi. 16:30 äkki. Super, suur aitäh teile. Nägemist! Ma sain enda reisi muudetud varasemaks, mis tõttu ma ei pea nii kaua Soomes olema. Meil on hetkel 14:21, seega mul on hetkel 2 tundi aega veel. 5 hours later. Halleluuja, ma olen kodus. Lõpuks. Ma tulin nii kiiresti koju. Mu kell põhimõtteliselt arvas, et ma teen trenni. Ma tulin nii kiiresti koju lihtsalt laeva pealt. Ja kui ma vähegi sain, sest et nii hea on kodus olla. Marti ei ole ikka veel kodus, ta on hetkel veel Tartus. Ma ei tea, mis asi see mul siin peas on. I don't know. Aga ennast tuleb tatti. Igatahes tore on kodus olla, ma laevas ei teinudki ühtegi klippi. Ma arvan, et me läheme järgmisesse päeva üle. Jube hea meel on edasi filmida koos Martiga, sest et üksinda vlogimine on nii raske minu jaoks. Sellepärast mul on äärmiselt hea meel, et ma saan seda koos Martiga teha. Nii et läheme nüüd järgmisesse päeva üle. Tomorrow. Kas on hästi vaikust vaja? Mida sa seal oled, seal vaikus olema? Siia võite enda laske Starbuurist välja. Raivo, ta tuttavaks. Kuulus koer nimega Bella. No nii, Bella, olete sa mu kuulsuse hetkeks valmis või? Igal juhul, seekord on siis selline lugu, et mitte meid ei kutsutud otse-eetrisse. Me polegi koos käinud tegelikult Liinaga otse-eetris. Olen kas mina käinud või on Liina käinud, aga nüüd kutsuti Bella, aga kuna Bella enda eest kosta ei saa, siis meie oleme niimoodi tõlkideks siia kaasa võetud. Me peame siin rääkima. Ma olen nagu veitsa närvis sellega, et ta nagu televiis lähen. See on raudselt mingi, ta ei püsi purgiski paigal seal. Ta unustab kõik käskused ära, mingi kaamerad, inimesed, nii, mina tulen nüüd kohe. Nii, chilli nüüd, rahu. Oh my god, tule siia nüüd. Nii, jah, lama. Tubli. Ma paneme nüüd selle ära, ma vahetan siin lensi ära. Näe, käib siin, terroriseerib kõiki kohalikke. Bella. Niiviisi, läbi ta meil seekord saigi, nii et... Sorry, et ma ei ole üldse teadsin kaamerat haaranud. See on see, et kui paneme kaamera tööle, mina teen siis Liina. Tegelikult tuleks teha vlogi küll, ja. Ma siin käisin, tegin need, ma terisin pildi, vaata, võtsin pildidega ja siis valmisin selleks ja ma ei tea, mida ma suust välja ajan, never mind. Ei saa midagi aru, mida sa Ma lihtsalt olen nii excited hetkel. Bella oli nii tubli, on ju? Bella oli täiega tubli. Kas sa tuled kolleegiks? Tuled tööle meile? Ta hea meelega tuleb kolleegiks. Et kui inimene ei julge anda kas te ole mõelnud nagu? Sülle ja siis inimene on Tule ütlen sulle tere. Ma hüppasin koha peal. Kuule, aga näe, et sul nagu monteerimine parem ei ole. Ei, lõpetage ära mida. Me eelmises vlogis me saime puit alla sellepärast, et eelmine vlog tegite niikuinii juba alkohoolikuks mind ja nüüd te lihtsalt toidate seda. Aitäh. Monteerimist sulle. Aitäh. Ja tagantjärele happy birthday, et sul oli päris sünnipäev nüüd lõpuks. Jaa, sest et see Ameerika reis sellest ei väheks, aga pidite juurde kinkima. Olen natukene aega lihtsalt arvutis ja mis te teete koeraga? Teil ei ole siin korteris urgu ju. On lõbus või? Täiega lõbus on jah. The next day. Hopsti, meil on siis niukene, kuidas me ütleme, kodutööde päev. Me siin iga natukese aja tagant sulatame natukene kappi üles ja Liina mõtleb, et tahaks kasutada sellist asja ja sulatamiseks üles. See oli täitsa okei, aga Meil ei ole vaja, on ju? meil ei ole vaja, meil oli nii palju. Tooks kiiremini ära. Asjad võtavad natukene aega. Later. Me oleme jõudnud lõppkokkuvõttes oma külmkapi asjadega ühele poole. Ja mis meil siit vastu vaatab? Margariin, Marti munad, Marti mingid krabipulgad, Hensu vein, maitsepärm. Süüa ei ole. Nüüd me läheme siis restockime oma külmkapi. Nüüd me näitame teile Võlumäel, kuidas saab külmkapi täis asju. 3, 2, 1. No nii.
ma loodan, see toimis, ma failisin väga suuresti selle. Video lõpus näete, kui valus mul oli tegelikult sellepärast, et me nüüd niimoodi vastu kätt mul lõime, aga sellegipoolest. Fridge tour. Tegelikult seal kappides on ka asju, me lihtsalt mainime. Jõhkel, meil on kuivaineid ja niisugust pastasid ja muid asju. Meie joogid, loomulikult mustad oliivid, minu ei oleks lemmikud oad. Mais, andke andeks, mulle meeldivad need rämedalt need snäkid. Siin kohused ja väike crunch vega asi ka siin on ju. Lõhepasteed. Ma söön enamalt ainult kalatooteid. Lihas on mega väheselt. Broccoli. Broccoli, väikene see. Just sai. Kartulid ja avokaad, näevate. Ja broccoli ka. Väga hea. No, kui see on väga hea niisama süüa. This was our külmkapi tuur. Bella, meil on sulle ka midagi. Tule. Saad pulli peenist. Mis siis ei? Vaata, ta läkski sinna. Suur aitäh, et te vaatasite seda vlogi. It means a lot. Järgmine vlog tuleb juba tegelikult Amsterdamist. Kui te olete Amsterdamis, tahate meiega hängida, kirjutage see kommentaaridesse või saatke meile DM. Loomulikult, kui te olete ka Manchesteris või Londonis. Londonis selle eesmärgiga see. Kui te teate mingit lahedaid Halloweeni pidusid, andke ka meile teada. We'd love to see people, Estonian people, too meile vlogidesse, kes elavad kuskil mujal. Bye! Tere tulemast outro klip. Nimelt, tore uudis, me tegime podcasti, uue podcasti, oleme tagasi jälle nende juures ja lisaks sellele meie podcast'e saab nüüd ka kuulata kus kohas? Spotify's! Näete, Marti pluss Liina tuleb äkki välja. Jep, Marti pluss Liina leiate. 3, 2, 1.